Hei, mina, Gregor siin. Süsteem, ta rakistab meid kõik. Ja ma tervitan teid tänase imeilusa päevaga. Nii. Võtan istet siin jälle. Täna tuleb isegi natuke nagu tegevusteis vlog ses suhtes, et ma käisin Garnieri photoshoot / filmimisel. Seal stuudios käisime, väga huvitav oli, väga põnev oli. Ja ma vlogisin seal. Ja, see ma arvan tähtsas. Nii et nüüd ma arvan, et ma näitan teile seda vlogi osa kohe. Nii et te minge vaadake, mis ma seal vahepeal tegin siis. Ja ma istun siin ja ootan nii kaua. Davai. Tee nüüd üks siia kaamerasse ka veel. Väga näis. Nii, 2-3 tundi hiljem ma saan selle maha pesta. Muidu kuidas see tere tuleb? Okei. Vaata, see pidi peal olema mingi 10 minutit või 5 minutit või palju siin lubatud oli. Mul on see 3 tundi peal. Kellega sa räägid, Gregor? Kaameraga. Kas on imelik või? Natukene kuulata niisama. Sa mingid lõpuks, mis on teil maha võtta. Lõpuks räägiksid siis endaga. Ei, mul on peegel ees suhtes. Ja. Nii et Simo. Okei, ma panen näo peale nüüd. Sa arvad, et sa pead seda nagu maha nagu küürima? Ei, ma arvan, ma tõmban tükkidel maha seda lihtsalt. Nii, näed, vahelduseks ma näitan ennast. Ilus. Pat teeb oma tööd. Jah. Juba siia ümber tulema. Gregor, vaata. Häh? Oh my god, need teavad mu silmad tõepoolest rohkem roheliseks. Davai, me nüüd jätkame. 3 hours later. Ma olen puhas, näete? Oh, wow. Tegelikult peaks ütlema, et teeb oma tööd küll hästi. Nagu on jumala hea nüüd ja lisaks mul oli see, vaata öeldakse, et mingi 5-10 minutit peal oli, mul oli see mingi 3 tundi peal. Aga sõltes see ei tõmmanud vaata mul nahka kipitama ega nagu ei tõmmanud praegu nagu väga tuks ära, siis järelikult nagu see on kvaliteetne kraam, vaata. See on kvaliteet. That's good. Okei, hea, see on okei. Nägid, Maria? Nii, nüüd on kõik, on ju. Ja kuna mul oli, kogu see värk kestis 6 tundi. Ja kuna mul on nii kaua see mask peal, siis mul öeldi, et ma ei tohi täna päikse kätte minna, sest muidu läheb mul asi väga tuksi. Aga päike on k***is või? Nii et ma olen päikse käes. Sorry nahk. Sorry, sa pead ära händlima mind. RIP, man. RIP. Nii, tere tulemast tagasi. Ma loodan, et oli tore. Ma viitsi siin istuda, ma istun siia tooli peal, selle tooli peal istun. Siin on veits mugavam istuda. Aga ma ei tea, kus päike siin on, kas väike päike. Issand, kui valge ma olen. Väga valge. Ma ka panen jammu vlogi, et ma ei saa üldse hakkama sellega enam. Okei, ma loodan, et on hästi. Saate mul siit ninaalla võtta, siin halb. Nüüd täna oleme edasi sellega, et mõtlesin, kuna ma tükk aega polegi midagi teinud, siis ma näitan teile, mis ma nagu vahepeal siin tegin nagu minu täna on pühapäev, eks nädalavahetus, mis minu nagu iga nädalavahetusene rutiin siis oli vahepeal, et mis ma siin tegin iga nädalavahetus. Et ma muidugi praegu õpin, kui ma selle estud saan, siis me läheme trenni, teeme trenni, siis õhtul ma lähen sauna veel. Ja kui hästi läheb, siis ma näitan siin videos ka, lõpupoole tuleb ka üllatus, mida arvatavasti te juba näete, sest need 2 asja tulevad samal päeval välja ja arvatavasti te olete näinud seda juba. Aga ma ütlen ikkagi lõpus seda. Mis ma ajan siin? Ei, ma ütlen kohe praegu. Mul tuli, minu esimene lugu tuli välja täna ja mille nimeks on sissejuhatus ja see juhatabki sisse minu albumi nimega Süsteem, millega ma olen mingi aasta aega tegelenud äkki. See on 100% minu tehtud album. Mina tegin beatid, sõnad, mina räppisin peale, laulsin peale. Mina produtseerisin, miksisin, masterisin, kõike tegin mina. Mis sul pähe tuleb selle looga, mina tegin seda. Ja siuke asi, see on siis, täna tuli selle esimene lugu välja. Kogu album tuleb välja, ma praeguseks panin kuupäeva 24 juuni, tuleb välja kogu album. Ehk siis jaanipäev, ehk siis täpselt siuke päev, kus, miks ma selle kuupäeva valisin ongi, et jaanipäev on siis. Ja siis te olete niikuinii, kas perega koos või sõpradega koos või peresõbrad koos või. Ja siis ongi, saate jaanipäeval nautida minu uut litti albumit. Ja et täpselt hommikul tuleb välja, te panete
selle oma playlistis käima, ma proovin selle saada igale poole Spotify'sse ja SoundCloudi ja YouTube'i tuleb alles siis, kui ma olen nagu, või noh, nüüd hakkab nüüd mingi iga paar nädala või iga natukese aja tagant hakkab nüüd tulema siis, kui muu nagu muusikavideo valmis on, sest ma teen nagu muusikavideotena, panen YouTube'i selle. Aga muidu jah, ma igal pool tuleb albumi aastas välja, kus soovita seda endale soetada, vaadata, kuulata. Nüüd jah, lükati ka oma näiteks Spotify playlisti vaata selle albumi ja siis kogu jaanipäev tantsite selle albumi saatele ümber lõkke. Väga geniaalne minu arust. Igastas, jah, see ongi see on see suur projekt, mida ma olen tükk aeg salats hoidnud ja millest ma rääkisin enne ja ma vaatasin, et vaata ma ühe korra ütlesin, ma tegelen mingi suure projektiga mingi paar videot tagasi. Siis ma vaatasin kommentaari, mis kõik pakuvad, et Gregor tuleb lühifilm välja või mingi uus, ma ei tea, sketš või mis iganes inimesed pakkusid sinna alla. Tegin midagi, mida mitte keegi oodab minult. Muusikalise albumi, nagu päris ise. See ei ole see, et mingi suurem produktsioon kuskil tegi mulle biidi ja mõtles sõnad ja mina lihtsalt lükkasin oma heli peale või selle hääle peale. Ei, mina tegin. Muidugi see on imelik kaader must altpoolt, võib oleks parem, kui saaksid ülevalt poolt. Moian, edaspidi moian. Ja ma näitan siis natuke hiljem, kuidas ma küll see sissejuhatuse, seda, kuidas ma rekordsin seda ma ei filminud. Aga ma filmisin seda lugu, või seda rekordimist, seda sessionit mul, ehk siis mul all keldris pesuruumis. Ma filmisin seda, kuidas ma nüüd, jah, see järgmine lugu, mis nüüd välja tuleb teisena, koos videovärgin, seda ma filmisin, ehk siis ma näitan, kuidas ma seda rekordisin. Sound good? Good. Nice, mees, nice. Aga mis ma ikka pikalt meelis on? Lähen vaatame, kus ma trenni teen. Nii, nüüd me oleme jõudnud siia siis, mul kodus, all keldris on, noh, nii-öelda jõusaal. Siis, kus ma siis treenin ennast igapäevaselt ja kuna ma näitan teile omas seda päevast rutiini, siis ma näitan ka trenni. Täna on mul siis rinnapäev, dissipäev ja seda ma ka siis näitan, kuidas ma siin teen. Aga ma oleks kaamera paika vaja saada, nii et paneme kaamera paika. Soojenduseks meeldib mulle enamasti teha siis näed siin lõuatõmbeid ja see on nice, see tõmbab hästi niimoodi kõik õlad ja kõik käima, siis kogu ülakäes on hea koda. Ja ma teen seda koos ühenduseks siin. Ma ütlen kohe ära, et ma ei hakka oma seda mälu niimoodi selle peale raskama, et ma hakkan oma kõike seda kava filmi, sest ma teen siin reaalselt mingi 2 tundi nüüd trenni. Et mul tuleks liiga palju materjali kõik, et ma näitan nagu ühe nagu seti, näitan igast asjast ära, nii et lõuatõmbes. Nii, nüüd puhkab ja hüppab kohe edasi, aga me läheme järgmise juurde. Nii, siis järgmine harjutus, mida rinnale teha on siinsamas, selle lõuatõmbe all on need pulgad siin. Need, siin mõlemal pool, siin ka ja siin. Ja siis nende peal nagu teha üles all, okei. Väga hea seletusega, väga hea. Ma panen need paika ära, sest näed ise kohe seda, kuidas ma teen seda. Ma ei ole absoluutselt niipidi öelnud, mitte kui ma seda niipidi teha. Ma tahaks teistpidi, aga mõtlen nagu kaameri jaoks. Juba tõmbab läbi. Järgmine. Nii, kui me olime nüüd siis trenni / soojenduse lõpetanud, siis keharaskustega on aeg minna päris raskuste juurde. Suurtes jõusaalides, kus käinud olen, siis seal on ikka suured 4-nurksed masinad ühest otsast kinni ja teisest otsast kinni nööridega niimoodi, siis tõmbad raskusi vaata alla hea rinnale. Mul on sarnane süsteem siin. Mul on siuksed toikas, see, kus ma samamoodi kinni lükkan alla ja see teeb ka rinna päris jõud. Let's go, läheb päris raskusse juurde juba. Nii, ja nüüd ma teen seda päris mitu korda ära, sest see ongi ilmselt main harjutus siin jõusaalis. Ja ma panen kogu rõhu selle peale, see annab ikka tunda, kas on siuke hea. Järgmise harjutuse juurde. Nii, ma mainin siia vahepeal ära ka, et tavaliselt ma jooksen ka, aga vahel ma jooksin natuke liiga palju ja mul on küll üldse nagu põlved natuke haiged on ja siis ma jooksin natuke liiga palju ja nüüd on siuke lugu, et mul on need nagu väga jama seis
nii et ma nüüd mõnda aega nagu otsast nagu põlludega kuidagi siin ei kavatse joosta ega kuidagi neid põllutada ega neile koormust anda, las nad puhkavad ja paranevad. Nii et seda täna nagu ma ei näita, kuidas ma jooksen. Tavaliselt ma jooksen ka siin mingisugune pool tundi või siuke lihtsalt. Nii lähme kavaga edasi. Nii, aga nüüd saabki siit samast tooli pealt jätkata. Keerasin alla need siuksed. Need saab ette suruda. Ja samamoodi raskusega. Ja see on ka mul siis viimane asi, sest ma olen juba tund aega trenni ära teinud. Ma lükkan seda otsa veel, siis venitab. Ei saa olegi midagi teha. Davai, hakkame sellega natukene. Nüüd lähme edasi. Nüüd ma lähen söön. Trenni juures ka üldse ma saangi söök peale trenni reaalselt. Ja siis sauna. Ja seal ma filmin edasi juba. Nii et see you really soon. Tegelikult 1 sekundi pärast, davai. Ma rohkem ei päris, joo. Nii, udune. Nii. Nüüd sauna. Õiged sauna mõnedata, panen mütsiga pähe. Minek. Vesi ei võtmata. Jälle laupäev. Ja mis teha kohe. Ühe asja unustasin täitsa ära. Nüüd ma olen veits higine juba. Aga, paneb lõhna ka. Eukalyptus. Teeb raha lõhn. Paneb siit kohe niimoodi. Noh, palju parem. Nii, davai, let's go. Peab mõtlema. Laupäev jõudnud kätte, võtaks miski Okei, ma võin nüüd ikka väga higin olla, aga mõtlesin, et midagi huvitavat ma võtan teid sisse kaasa. Aga te olete hetkel selline kaamera. Nii et ma ei tea kui hästi, see peab vastu 86 kraadile. Aga kohe saame teada. Let's go in. Ma tahan näo koduseks, te nüüd lähete. Ja mitte midagi ei näe. Oota, ma panen teid siia allapoole. Ja allpool on ikka jahedam ikka tunduvalt. Ma panen teid siia. Näed niimoodi. Korra. Või oota, tegelikult ma võtan teid korra enda kätte. Nii, leili viskaks. Äsatame. Viska leili. Nii, ma nüüd katan teid. Ma nüüd katan. Okei, teil ei ole väga olla sellel. Ja midagi ei näe. Ja midagi ei näe. Ja midagi ei näe. Mingi tagasi alla. Mingi tagasi alla. Okei. Nali naljaks. Ma ei julge sellega riskida, sest pärast läheb mingi vedelik vesi läheb siia mikrofonisse ja siis on mul see katki. Okei, nii, nüüd edasi peale sauna lähme üles vannituppa ja näitan teile midagi huvitavat, kuidas see imeline praegune higine nägu siis ilusaks saada. Jah, magic. Davai, lähme üles. Joo, nii. Ma loodan, siin ei ole mingit väga rõve heli või miskit, sest oot, ma panen teid siia seisma, et oleks niimoodi. Mul oleks olla imelik heli, sest tahtsin teile näidata oma mingit õhtust maski värki, aga nagu mõtlesin teile seda üleval suures vannitoas ja siis õde tuli, ütles, et tal on mingi oma õhtune värk, tal läheb nüüd pool tundi aega ja kell on väga palju. Nii et ma mõtlesin, tulin alla siia väiksesse ruumi. Igastahes ma mõtlesin, et ma räägin teile ühest kampaaniast, millest ma osa võtan. Nimelt Garnier kirjutas on ju ja soovis siis käed kokku lüüa ja siis ühe kampaania koos teha, kus siis oot, ma panen selle näkku, kohe räägin edasi. Peale sauna on siuke asi ülimõnus nagu tegelikult ka. Peale saunas on lihtsalt idekas. Hea on olla, värske on olla, et lükkad selle peale endale. Põhimõtteliselt tegu on siis uue Garnier tootega. Nimeks on, sellel on pikk nimi nüüd. Garnier Pure Active 3-in-1 Charcoal on selle toote nimi, milles on siis sisse pandud siuke maagiliselt teaduslikul moel aktiivsüsi. Ja see on ka siin sees. Ma arvan, nüüd on värvusest aru saada, sest see on siukest värvi. Yes, oota nii, ma pesen nüüd siua käed korrale. Põhimõtteliselt, nagu ma enne mainisin, siis ma olen kampa löönud Garnier'ga ja koos on meil kampaania, kus siis seal kampaanias on nii-öelda 2 tiimi. Tiim Täht, kelle esindajaks olen mina siis
ja Tiim Süda, kelle esindajaks on siis Maria Rannaväli. Ma enne nende kõigi maski tegemist ja selle photoshoot ja kõike näitasin enne videos ka, siis samas videos, aga nüüd ma räägin siis nagu täpsemalt kogu selle värgi pandist ja mis teie teha saate, mis on teie ülesanne kogu selles projektis. Nii, nii-öelda teid on selles Pure Active Dream One Carcoal väljakutses vaja siis niimoodi, et ma panen lingi alla description'isse. Kas mul oli häälemurre just? Description'isse. Ma panen lingi alla description'isse, kus siis te saate valida siis kas te hääletate minu tiimi poolt, Tiim Täht, või hääletate siis Maria tiimi poolt, kes on siis Tiim Süda. Muidugi teate, et minu poolt hääletame nagu selles suhtes. Maria, come on dude, sa ju mina. Muidugi mask oli kõvasti lahedam, enne nägite siin video ja siis lähete sinna lingi peale ja saanete veel seda maski. Ja noh, juba sellest punkti saada, on ju. Aga põhimõtteliselt ma soovin, et ühineksite siis minu tiimiga. Ja nüüd on see parim osa, miks just minu tiimiga ühinege. Lisaks noh, kuna seal on mina ja mul oli ilus mask ja värk ja särk ja ma on tore ja kõik. Aga lisaks võitjale jagama välja vlogimiskaamera. Nagu päriselt, see ei ole nagu no joke, nagu kui sa hääletad minu poolt, siis nende hääletanute seast ma valin välja võitja, kes saab endale päriseks vlogimiskaamera. Jah, see on siis see, mis ma selle kohta öelda tahtsin. Ma nüüd siis natuke aega lasen seal endal näos siis olla, mõjuda ja siis ma võtan maha. Mul tuli vahepeal geniaalne nali. Tahate kuulda geniaalset nalja või? Davai. Mask off. See oli hea nali või? Ei, rahu, te ei pea kommentaariumisse puid panema, sest ma sain ise aru, et see oli vaata. Meelega tegin halva nalja, et see okei, mida ma seletan nii sellega. Mask maha. Asi läheb veel paremaks. Ma rohkem ei tee. Oh my god. Okei, nina pealt tõmbas päris mõnuseks ära. Eelmine kord mul vist liiga kaua see peal. Okei, aga nüüd aitab sellest suhtes, nüüd lähme siis vaatame, mina lähen praegu magama, aga teie lähete ja vaatate, kuidas ma siis tegin muusikat. Jah, davai. Hopsti, nii. Nüüd on see hetkes, kus ma hakkan lindistama lugu. Ma olen absoluutselt kõik lood selle albumi peal reaalselt rekordinud siin. Mul all keldris pesuruumis. Siia panen kogu oma tavaari, siin lindistan ja see kõik on nagu jaa, nii et see ei ole stuudioalbum ses suhtes või midagi. See on kodualbum, see on keldrialbum, pesuruumi album. Loo pealkiri on Süsteem nagu mu album ja ma nüüd hakkan tegema seda. Ma panen teid kuhugi timelapsi, ma arvan, see on hea lihtne vaata. Vaatame, kuidas tulema hakkab, sest mul läheb kaua siin veel. Süsteem üle maa, süsteem. Oh! Kuule, see juba rütmi siin juba pildi järgi läheb hästi, et väga kuulama. Okei, see on väga hea nii. Nüüd teeme sellele mingisuguse teistsuguse hääle taustaks. Siis see kõlab huvitav võtta. See on vaja väiksemaks panna. Süsteem üle maa, süsteem. Kas on väga hulle? Või peaks hästi madalt tegema? Süsteem üle maa, süsteem. Süsteem üle maa, süsteem. Ta väide, mis ma tahan. Olen üle maa peal nimedema, taevali kingema. Olen üle maa peal nimedema, taevali kingema, põrgulik allmaa. Ümber planeet maa laikub minu aiamaa. Juhin justkui kõike, silmaga nähtavalt ja mõttelisi lõike. Kuid siiski teie ligi Moosese 10 käsku, enne kõike. Kätel õhus säran justkui filmis Lion King. Tunnen nii vaba ja vaba ka mu hing, õitsev kuningriik, eriline erilik, vaimse tärkvel ja oluriik. Karvärk su kaku teeks mul teil kinni. Ma nüüd kõvasti hiljem lõpetasin kõik selle. Päris hilja on küll juba tegelikult, homme koolipäev veel, kell on 12:30. Aga üks siuke tore fun fact siia vahepeal, et kõik, mis ma filmisin, mitte ükski sample ka selle, mitte ükski nagu minu heli, mis praegu siin nagu, mida nägid, mida ma tegin, ei tule selle loole. Nagu reaalselt vaadake. Siin on need, näed, nii, need on need, mis me filmisime, või no mida ma filmisin, kui ma samal rekordisin. Need on need, aga need ma panin kausta ja kaustal lülitasin välja. Ja need on uued, mis ma tegin.
uutes on kõik, ma tegin mingi vokaali, ma laulsin see sisse ja mingi kõik meloodilisemalt ja hei, valgus, hei, ma avastasin just, et ma ei teinudki siin on jälle, ma olen tagasi siia. Et ma ei teinudki sellele vlogile lõppu, et mul see aku tühjaks ja siis ma unustasin sellele outro filmida. Nüüd tuleb outro. Aga enne outro ma tahan hästi siva ära mainida. See video oli niigi pikk, ma räägin hästi siva nüüd. Et see lugu nimega Süsteem, mida ma just näitasin, mida ma rekordisin, see võib-olla ei ole järgmine lugu, mis mul nüüd välja tuleb, seepärast, et meile tegin uue loo, mille nimi Tahtsin olla. Ja see mulle meeldib vist kõige rohkem see albumi juures, mis ei tea, ma meeldib kõik lood reaalselt. Aga et ma võib-olla tahaks selle panna, aga nüüd oleneb see, et kumma muusikavideo ma enne valmis saan ja kumma muusikavideo mul võimalust enne on, kui ma valmis teha ja et selle järgi siis nüüd siis sõltub, et see ei ole kindel, aga ma jätan seal ikkagi vlogi, nagu te nägite just, et see on ikkagi vlogis, sest jah, väike sneak peek teile üleüldse minu albumist nagu, et milline sealt üks lugu välja näeb, ega ma väga palju lasknud seal ju. Ja see on kõik. Näeme siis juba varsti muusikavideoga, ma arvan, see tuleb mingi nädala pärast, 2 nädala pärast tuleb välja. Võib-olla vahepeal vlogin veel, kuidas ma seda muusikavideot filmin, et seda ma äkki saan näidata. Ja jah, olge mahedad. Tšau! Descriptionisse